Tere Kristo! Tere Joosep! Ja tere ka sulle, kallis televaataja. Nagu sa näed, siis Pöffi hunt on pugenud sinu teleekraanile. Ja me oleme siin selleks huvitavaks sündmuseks, et algamas on 23. Pöff. Tõepoolest, Joosep. Nagu näha, maja on tühi, kedagi veel ei ole, aga kohe-kohe on see kõik muutumas. Tõepoolest, siia tuleb igasuguseid huvitavaid karvaseid ja sulelisi igalt poolt maailmast. Režissöörid, näitlejad, lavastajad. Režissöör ja lavastaja on sama asi tegelikult. Aga lähme vaatame, mis nad meile räägivad. Lähme vaatame, mida pakkuda on. Tere õhtust, head Pöff TV vaatajad. Minu nimi on Liina Kanarbik. Tere ka minu poolt. Mina olen Hanna Aunin. Sellel ajal, kui meie kolleegid Kristo ja Joosep õues novembrikülma trotsivad, oleme meie Hannaga ennast siia Alexela kontsertimajja juba mõnusasti sisse seadnud. Jah, sest õige pea saabuvad siia filmitegijad ja filmihuvilised selleks, et saada osa Pöffi avagaalast ja vaadata festivali avafilmi Aadam. Minu kõrval on Pöffi ürituste produtsent Andreas ja siin on tema kõrval on omakorda Pöffi kunstnik Kaia. Kaia, ole nii kena, räägi meile sellest, et mis on selle aasta stiil ja kas see on mingid korduvad motiivid ka eelnevatest aastatest? Jaa, absoluutselt, et me oleme üritanud tegelikult läbi aastate tekitada mingit ühtset visuaali, et inimestele meenutada, mis oli ja tekitada niisugust tugevat kohalolu linnas. Et Pöffi puhul ongi väga märkimisväärne, et ma ise tulin Varssavi filmifestivalilt just, kus tegelikult see linnas kohalolu oli palju väiksem. Et väga äge on näha, kuidas Pöff on pannud ressurssi, aega ja jõudu selle alla, et meie linn teha säravaks ja ilusaks selleks puhuks. Pöffi raames ei ole ju mitte ainult filmid, lisaks sellele, et linnatänavad on täis huvitavaid väljapanekuid, kujusid, kaunistusi, siis meil on Pöffi raames ka palju üritusi. Andreas, mis üritused meid siin lähipäevil ees ootavad? Vastab tõele, üritusi on päris palju linna peal, sest eks need inimesed, kes tulevad siia kohale Industrist, soovivad ka linna näha ja linna inimestega lävida ja kõige parem viis seda teha ongi läbi ürituste. Ka avalikud üritused, kus meil näiteks Pöffi pidu on Fotografiskas järgmine reede, kus on, ma arvan, kõige parem viis ja võimalus siis nii industry inimestel kui linnarahval ja filmihuvilistel siis omavahel luua sidemeid ja tutvuda ja koos pidutseda, kui on kinosaalidest ära väsitud. Aga milline see üks üritus on, kuhu kindlasti peab minema välismaalt tulnud inimene, et ta saaks Eestist ja eestlasest kõige parema pildi ette? Ma arvan, et see sama ongi, millest ma just rääkisin. Pöffi pidu Fotografiskas 22.11. Milliseid milliseid filme plaanite teie vaatama minna? Pean ausalt ütlema, täna saab avastart tehtud, homme istun maha, võtan graafikud ette ja hakkan järjest läbi käima, mis kõik on vaja välja vaadata. Andreas, kas teil on mõni film juba välja vaadatud, kuhu kindlasti tahate minna või võib-olla juba piletitki ostetud, sest need lähevad nagu soojad saiad? Ei ole veel, aga kindlasti juba täna tegin esimesi vaatlusi ja uuringuid, mida vaadata ja kuhu minna vaatama filme, peamiselt kinno ilmselt, aga Lighthouse võib-olla on üks film, mida tahaks näha. Lühifilmid, minge vaadake, väga tore, tõusev staar. Aitäh teile, Kaia ja Andreas, ja meeleolukat avatseremooniat. Sulle ka. Mina olen siin Pöffi vabatahtlike koordinaatori Jaan Ulstiga. Kui palju Pöffil see aasta vabatahtlikke on ja kui tähtsad vabatahtlikud on Pöffi jaoks? No vabatahtlikke meil on tõesti palju, et Tallinnas on meil kuskil 360 inimest töös 2 nädala jooksul ja lisaks on meil veel Tartu meeskond, kus on 30 inimest ja loomulikult Kinoffiga kaasneb veel eraldi 30 inimest, kes töötavad Narvas ja Kohtla-Järvel. Millised on kõige populaarsemad ametid vabatahtlike seas, et kuhu kandideerib kõige rohkem inimesi? No meil ei olegi kõige sellist ühte populaarset eriala, et inimesed tulevad tõesti väga erinevate taustadega
ja nad soovivadki panustada just nagu väga erinevate ameti peal, et mõni inimene tulebki, tahab olla autojuht, see on tema selline hobi ja tahab seda siin rakendada ja teine inimene on väga sotsiaalmeedia keskne ja see on jällegi nagu tema trump ja need trumbid ma proovin kõik üles leida ja ära kasutada meie heaks. Kas mõni PÖFFi vabatahtlik on ka PÖFFil endal nii-öelda päris töö leidnud, et ongi jäänud PÖFFi meeskonda tööle? Ja meil oli väga põnev oli infopäev, kus tulevad tõesti kokku kõik vabatahtlikud, see oli enne festivali nüüd ja seal järjest tõstsime käed, et kes on mitu aastat olnud PÖFFis. Et tegelikult isegi võiks öelda, meil on ka professionaalsed vabatahtlikud, kes on olnud üle 10 aasta PÖFFi korralduse juures. Ja see aasta on olnud ka niimoodi, kes on kunagi aastaid tagasi, meil on ju sellel aastal 23. PÖFF, et kunagi aastaid tagasi nad on olnud vabatahtlikud ja nüüd tulevad uuesti siia tagasi. Aga ametid, kes on tulnud ka festivali juurde tööle, on ju mitmeid, et mina olen üks näide, eks, aga siin Siim Vahter, kes meil on logistika peal, eks ju, kes piletikontrollijad, loomulikult infotöötajad, et tegelikult see on meie festivali üks trumpe, et me tõesti kasvame välja sellest vabatahtliku sellest ambitsioonist ja nüüd me saame võimaluse panustada ise selle festivali nagu parendamisse ja tegemisse. Mis te arvate, miks vabatahtlikud näiteks 10. korda tulevad PÖFFile vabatahtlikuks, et mis see kogemus neile annab? No, siin on väga palju häid vastuseid tegelikult, et kindlasti üks trump on see, et see seltskond on lihtsalt nii põnev ja kõik jagavad oma hobi filmi vastu. Et me tõesti vaatame väga palju filme, me räägime omavahel filmidest väga palju, sest ka filmirežissöörid ju tulevad tagasi just selle näiteks filmitööstusega seotult, et täna nad tulevad võib-olla siia oma projekti arendama, aga paari aasta pärast nad tulevad juba siia võistlema oma filmiga. Et tegelikult see kõik kokku nagu moodustab sellise huvitava sõpruskonna, et ma arvan, see on üks suur magnet. Tervist, olen kinni nabinud stsenaristi Lauri Lippmaa. Lauri, kuidas on sinu suhted PÖFFiga? Minu suhted PÖFFiga on alati olnud väga positiivsed. Ma juba mäletan peaaegu, ongi umbes 20 aastat tagasi, kui PÖFF oli lapsekingades, siis sai juba esimesi kordi käia. Ja ma olin 7 aastat, ma olin ka PÖFFi hundi, PÖFFi päevikute toimetaja. Nii et ma olen ka nagu telgitaguseid näinud ja ise intervjuusid teinud ja külastanud, ma arvan, et kokku nende aastate jooksul kindlasti üle 100 filmi. 20 aastat tagasi käisid esimest korda PÖFFil. Siis kui PÖFF oli kas esimesi aastaid oli alles olnud niimoodi väljas üldse. Kui sa vaatad nüüd sinna 20 aasta tagusesse aega, siis ja sa vaatad nagu praegult enda ümber ringid, mis sa oskad nagu öelda, et mis on muutunud drastiliselt tõenäoliselt taga? No PÖFF on lihtsalt suuremaks muutunud ja olulisemaks ja rahvusvahelisemaks ja A-kategooria filmifestivaliks, et see on erakordne au meile kõigile eestlastele, et meil on niivõrd tugev filmitraditsioon olemas ja ma arvan, et see ainult kasvab. Et inimesed naudivad PÖFFi, see on midagi erilist siin meie novembrikuus, kui on niikuinii väga masendav kaamos igal pool, nii et ma arvan, et PÖFF on igal juhul ere selline täht meie pimedas öös. Ma küsiks veel sükse küsimuse, et mis on nagu sinu esimene võib-olla filmimälestus PÖFFilt? Sükene meeldejäävam mälestus, kuna sa oled 20 aastat juba näinud filme siin? Oi, nii esimest ma küll ei julge öelda, aga... Või kõige tugevam? No neid on kindlasti mitmeid. Mul praegu lööb pähe esimesena oli BMW tegi mingi kasseti 8 filmist, lühifilmist, kus väga kõvad režissöörid ja näitlejad andsid oma panuse, mis oli kindlasti see, mis jäi meelde ja see lõi korralikult sellist furoori kogu maailmas. Et see on nagu esimene asi, mis mul praegu pähe lõi, aga neid filme on Aasia filme, Iraani filme, selliseid obskuursemaid asju. Ja muidugi see, kuidas PÖFF on laienenud välja ka HÖFFiks ja mingis sellisteks asjadeks, mis nüüd on juba üle 10 aasta tegutsenud. Ma mäletan seda aega väga hästi, kui alles räägiti sellest, et nagu võiks midagi sellist teha. Et Navigaator Pirks,
tuli meelde praegu HÖFFiga seoses, et see oli üks väga ere kogemus. Piestrak ise oli kohal ja tal oli vist juubel ka veel samal ajal, kui ma õigesti mäletan, nii et see oli väga-väga kihvt vaadata kinosaalis Navigaator Birksi koos Marek Piestrakiga, et see oli kihvt. Ütleme, mis on sinu ootused hetkel praegusele PÖFFile või kuidas sa nagu valmistud ennast ette PÖFFiks? Elu on õpetanud seda, et ära oota midagi, vaid lase lihtsalt elule ennast üllatada ja sa võidad palju rohkem. Kas seal on ka midagi, mida sa sooviksid võib-olla PÖFFilt näha tulevikus? Ma arvan, et kõige tähtsam on see, et PÖFFi inimesed valiksid välja võimalikult head filmid ja võimalikult erinevatelt autoritelt. Ma mõtlen selles mõttes, et kes tulevad väga erineva taustaga, kes räägivad selliseid lugusid, mida me igapäevaselt ei kuule. Inimeste lugusid, kes on igas mõttes vähemused. Ja neid vähemusi on meie ümber tuhandeid. Et ma arvan, et see ongi see, et PÖFF võiks anda võimaluse platvormi sellistele filmidele, et tulla nagu inimeste ette. Ma tänan sind, Lauri. Ilusat PÖFFi. Sulle ka, ilusat PÖFFi. Mina olen üles leidnud festivali peakorraldaja Tiina Lokki. Tiina, PÖFF saab tänavu 23-aastaseks, mis on üsna pikk aeg. Et milline see festivali tegemisprotsess on olnud? Kust on tuldud ja kuhu on jõutud? No see on nüüd küll väga pikk vastus. Esiteks 23 aastat ei ole pikk aeg, kui me võtame festivalide maailmas. Et kõik need festivalid, kellega meie oleme ühes nagu reas, siis ehk see top 15, need on kõik üle 50, 60, 70 aasta vanad. Nii et me oleme sellised noorukesed. Ja selles mõttes on ka väga tore, et me olemegi noorukesed, meil on võimalik väga palju asju veel eksperimenteerida, otsida ja katsetada. Ja tegelikult ma loodan, et ka 25 aasta pärast ei ole me siiski veel sammaldunud kivid, vaid ikka liigume edasi, oleme dünaamilised ja nooruslikud. Aga kust me oleme tulnud? Kui täna me näitame 254 filmi pluss teleseriaalid ja 265 filmi lühifilme, ja kõike kokku on kusagil 70 riigist, siis 23 aastat tagasi me näitasime 28 filmi, millest 2/3 olid Põhjamaadest ja siis natukene näpuotsaga Saksa ja Prantsuse filme. Ja nii et see kasv on olnud muidugi meeletu, et muidugi selles mõttes meie programmi formaat on olnud alati ikka viimased mingi 14 aastat võib-olla või 15 aastat on kuskil sama, et ega me siin ei ole ammu muutunud, et see on välja testitud, et see on kõige optimaalsem ja nii ta on ja nii ta ilmselt jääb. Kas teile vahepeal tundub, et PÖFF on juba liiga mastaapseks muutunud, et kas teilt vahepeal väsitab see, et nii suure ürituse korraldamisega tegelete? Ei, no selles mõttes ma ju nagu just ütlesin, et ta tegelikult on olnud selles formaadis nagu kogu aeg. Et mis meil on nagu päris kõvasti kasvanud, on meie industry osa. Ja kuna me oleme pidanud tegema väga suure hüppe, selles mõttes, et A-klassi statuut on suur au ja samas on ta väga, ütleme niimoodi, et on palju antud advance ette, et sa pead ehitama tegelikult selle formaadi üles, seal on olemas väga paljud omad nõudmised, mida me siis vaikselt üritame meie finantsilistele võimalustele vastavalt siis ehitada ja teha. Ja meil on väga palju asju muutunud tegelikult, et on muutunud programmi struktuur, programmi meeskond, on muutunud ja ehitatud üles suured kommunikatsiooni- ja turundusmeeskonnad ja eks, sest et tegelikult kui me toome siia maailma esilinastused, siis see on erakordselt suur au, aga sellega kaasneb ka väga suur vastutus, sellepärast et nad tulevad siia selleks, et nad on kindlad, et meie suudame nendele nagu tuuletiibadesse puhuda, et nad peavad meilt edasi minema, täpselt samamoodi ka rahvusvahelised esilinastused. Nii et see on selline trikivärk, et ega see kerge ei ole ja hetkel on tööd, ütleme, oluliselt rohkem kui au selle asja juures. PÖFFil on see aasta fookuses Araabia, et miks just Araabia? Miks Araabia? Ma olen väga palju jälginud sealtkandi filme ja kuskil 10 aastat tagasi oli seal väga mitmetel põhjustel, mida me ju teame väga hästi, sõjad, revolutsioonid,
mis iganes täielik mõõn ja paljudes riikides lõpetati üldse filmi tegemine ära ja nii edasi. Nüüd seda uuesti taasavatakse, tehakse 10 aastat on tehtud väga häid filme ja Araabia kino on lihtsalt nii elus kino, et ma olen seda nii palju öelnud, et see ongi see põhjus, et ta on elus. Seal on elusad inimesed, elusad probleemid, ta kuidagi on nii värske ja samal ajal on ta väga tugevalt ja väga hästi tehtud. Et Araabia filmid on praktiliselt kõikidel A-klassi festivalidel, võistlusprogrammides, võideldakse nende pärast, et saada, nii et nemad on nagu omadega täitsa võis. Ja see on nagu vahva ja ma väga soovitan, ma arvan, et see on meie üks viimaste aastate väga huvitavamaid fookusi. Ja kindlasti ei maksa seda karta, et ei saa aru millestki või midagi vastupidi, et see ongi nagu väga huvitav, et sa avastad, et täiesti teises maailma otsas sa võid tõmmata paralleele sellega, mis meil endil toimub. Ja natukene on see teise nurga alt, aga see teebki selle võib-olla huvitavaks, aga väga palju asju on ka, kus sa avastad ja tunned, et aga vaata, et meil on samad asjad, samad probleemid. Suur aitäh ja ilusat festivali avagaalat! Aitäh ja jõudu filmi vaatamiseks! Minu kõrval seisab kultuuriminister Tõnis Lukas, kes on niisamuti siia PÖFFi avagaalale tulnud. Tõnis, palun öelge mulle, milline on PÖFFi kui filmifestivali roll Eesti turundamises üle maailma? Väga kõrgel, sest Eesti filmi tuntuse latt maailmas on täpselt sama kõrgel, kui on PÖFFi latt. Jah, meil on üksikuid filme käinud ka tipptasemel konkurssidel, festivalidel, aga meie filmi tuntus on saanud ikkagi oma alguse ja lähtepunkti paljuski PÖFFist. PÖFF on loonud neid sidemeid, PÖFF on rahvusvaheliselt tuntud ja toob rahvusvahelise filmi maailma ja filmitööstuse paremad palad Eesti inimesteni, nii et PÖFF on mitte just päris võrdusmärk, aga siiski Eesti filmi peamine tutvustaja. Eesti on küll väike riik nii oma pindalalt kui ka rahvaarvult, aga meil on võrdlemisi õitsev filmikultuur sellest hoolimata. Me võime tõepoolest enda linateoseid ju võrrelda ka suurriikide Prantsusmaa või Suurbritanniaga. Mis te arvate, miks see niimoodi on? See on sellepärast nii, et meil on ka filmikunstiga väga puutuvad teised kunstivaldkonnad tipptasemel arenenud, sest filmikunsti, teatrikunsti, muusika ja tantsu kõige koostöös saab luua head filmiloomingut ja head komplekset, head kunsti, mida saavad kõik nautida. Üha rohkem puudutatakse žanri piire ja seda suudab teha ka Eesti film. Aga Eesti filmitegijad on puudust tundnud oma sellisest Hollywoodist. Siin tegelikult ju ei ole kellelegi teadmata see Kopli Hollywoodi plaan, mis küll paraku eelmisel aastal läbi kukkus. Kas riigil on mingi selline plaan panna filmitegijatele õlg alla ja ikkagi üks Hollywood siia kuskile Tallinna linnapiirile rajada? Eesti filmitöösturid on nii agarad, et nad saavad hakkama peaaegu ilma riigita, kokkulepped on olemas, aga jah, me oleme kokku leppinud ka omavahel, et riigil teatud roll on. Kui suureks see tegelikult lõppkokkuvõttes kujuneb, on läbirääkimiste küsimus, aga kindlasti riik toetab filmipaviljoni loomist, stuudiote süsteemi loomist, seda on meie filmimaastikul vaja, et Eesti oleks veelgi rohkem maailma filmitegijate sihtpunkt. Kui te olete pärast seda, kui juulikuus käis tuntud režissöör Christopher Nolan Eestis oma filmi väntamas ja olete maailmas, Euroopas ringi liikunud, kas te olete ka saanud tagasisidet selle kohta, et kuidas Eestile on mõjunud? Ei, mina ei ole tagasisidet saanud pärast seda, aga ma käisin Cannes'i festivalil enne seda, kui Nolan tuli ja seal juba kumu selle kohta, et Nolan tuleb Tallinnasse, liikus juba siis ja meid õnnitleti Eesti filmi esindajaid Cannes'is, kõik võivad ilmselt seda tõendada, nii et filmimaailmal oli huvi Eesti vastu juba selle projektiga seoses tunduvalt suurenenud.
nii et te arvate, et see võis olla lihtsalt üks visiitkaart või uks laiemale maailmale, et nad näevad, milline see Eesti on, et see on hea filmi tegemise paik. Ma nüüd küll kiidan meid kõiki, aga ma arvan, et õigustatult ja tuleb ja on oodata siia veelgi filmitegijaid. Jah, filmivõtete koht, kus saab mitmekesiseid teemasid, keskkondi luua, on Eesti kindlasti ja Nolani filmi Läbimurre siin avas ukse kindlasti paljude teiste huviliste jaoks. Aitäh teile selle intervjuu eest ja soovin teile meeleolukat pidu. Kõike head teilegi. Olen siin Mikk Granströmiga, kes on Justfilmi ehk siis noorte ja laste filmide juht. Millised filmid on see aasta Justfilmi programmis? No ma tahaks uskuda, et programmis on ainult väga head filmid. Et kui tõsiselt rääkida, siis on selles mõttes, et meil on väga palju uusi ja väga-väga värskeid filme, mis on tõesti väga head ja kuna ma täna juba tean natukene, kuidas on ka piletimüük läinud, siis ma näen, et noored ja lapsed on need filmid üles leidnud, et meil on rekordarv maailma esilinastusi, Euroopa esilinastusi, rahvusvahelisi esilinastusi ja ma just natuke tagasi mõtlesin selle peale, et järgmine aasta tahaks veel ja veel rohkem, et just tuua nii-öelda uusi ja värskeid filme Tallinnasse ja Eestisse. Ja programm on nii-öelda selles mõttes väga mitmekesine nii teemade ringil kui ka geograafiliselt. Meil on igast maailmajaost filmid, meil on Filipiinidest Soomeni, Soomest Hiinani ja nii edasi, rääkimata kõik Euroopa riigid ka. Millised teemad üldse tänapäeva lapsi ja noori huvitavad, et kuidas need erinevad näiteks 5 aasta tagustest teemadest või lausa 10 aasta tagustest? No loomulikult on märgata erinevusi, et kõik need nii-öelda nutiteemad tulevad, siis praegu on väga olulised teemad, kliimaga seotud teemad, kohe on näha, need filmis kajastuvad. Aga tegelikult, kui nagu mõelda, et kas noorte filmide teemad kuidagi erinevad täiskasvanute filmide teemadest, siis tegelikult ei. Lihtsalt need on samad teemad, aga läbi laste või noorte silmade. Et see spekter on väga-väga lai, et kui oli paar aastat tagasi Euroopas suur rändekriis, siis väga palju filmi oli rändamisest ja just sellest temaatikast. Et need valusad teemad, mis meil on ühiskonnas, need käivad kogu aeg filmi eest läbi, aga loomulikult ei kao kuhugi ka ajatud teemad nagu esimene armastus, kool, hobid, sõprus ja nii edasi. Just filmil on ka lastest koosnev žürii, et kuidas te need lapsed olete välja valinud? No lapsed, kes žüriisse said, siis pidid kirjutama ühe arvustuse oma lemmikfilmist ja selline kirjatükk siis väga hästi näitab, kuidas siis laps ja noor analüüsib ja kui tõsi tal taga on, et žüriisse saada, sest žüriitöö on raske, sa pead vaatama pika aja jooksul väga palju filme. Olen enda kõrvale nüüd saanud Toomas Luhatsi. Toomas, mis sina arvad sellest, kas lineaarne televisioon sellisel kujul, nagu ta meil praegu Eestis on, püsib ka 10-20 aasta pärast? Hea küsimus. Ma arvan, et ta kindlasti mõnda aega püsib, kas 10 ja 20 aasta pärast. Ma arvan küll, et ega ta kusagile ei kao, küll aga tekib mittelineaarset televisiooni kõvasti juurde. No sellest rääkima peaksid olema sina ju Mihkel, sest ERR-is sa just sellega tegeledki. Jaa, tänagi istusime hommikul peale lõunani ja arendasime oma uut platvormi, nii et selles vaates ma arvan, et mittelineaarse televisiooniga tegelevad väga paljud teleorganisatsioonid, telkod kuni kinodeni välja praegu. Aga mis sina arvad, kas televisioon sellisel kujul, nagu ta praegu on, mingil hetkel muutubki tegelikult telekommunikatsiooni ettevõtete pärusmaaks? Ja kuivõrd ma saan aru, et ma annan praegu seda intervjuud Elisale, siis õige vastus oleks ilmselt jah, aga tegelikult nii ei ole. Et televisioon muutub, ütleme siis sisu, muutub nende ettevõtete pärusmaaks, kes toodavad ennekõike head sisu. Ja kas seda tehakse Eesti Rahvusringhäälingus või Elisas või mõlemas, ma arvan, et nii see täpselt juhtubki, et tehakse igal pool. Aga mis võib-olla tänase maailmaga võrreldes muutub või teiseneb, on see, et kui täna on ikkagi väga oluline lineaarse televisiooni puhul see, mismoodi on võrk koostatud ja kuivõrd hästi on siis peatoimetaja suutnud ette näha inimeste eelistusi, siis mittelineaarses muutub see kõik selliselt, et inimesed ise hääletavad jalgadega, mida nad tahavad näha ja nii-öelda tõusevad kõrgemale saated kui brändid või saatesarjad kui brändid, et näiteks
mingi sari, mis muidu on planeeritud, ma ei tea, ETV-s täiesti öösse, võib osutuda ootamatult ja uskumatult populaarseks, kus seda saab vaadata ükskõik mis kellaajal, ükskõik mis seadmest, ükskõik kus kohas. Räägime natukene kinos käimisest ka. Kuidas tundub, kas kinos käimine pigem sellisel kujul on oma väärtust kaotamas või kas ta on nagu sündmus või ta pigem on selline, ma saan ju selle filmi mõne aja pärast videolaenutusest nagu nii järele vaadata, ootan siis pigem kuu või 2? Ma arvan, et kinos käimine on ikkagi sündmus ja kui mõelda selle peale, et kui sul on keegi armas inimene, kuhu sa siis ta nii-öelda kutsud, et sa ei kutsu teda võib-olla vanemate teleka ette filmi vaatama, et ikkagi tahaks minna nagu oma ette ja tahaks minna kuskile, mida sa saad lubada ja selles mõttes ei julge ma ennustada küll hävingut ka kinomaailmale, et kahtlemata kinod purjetavad edasi, kas sama edukalt kui seni või natukene vähem edukalt, eks seda näitab aeg. Kui me nüüd räägime konkreetselt sellest üritusest, mille avagaalal me praegu oleme, siis kas te olete PÖFFi enda kinokava ka juba vaadanud ja mõned filmid välja valinud või julgete te midagi niiviisi soovitada? Ma isegi ei tea tegelikult praegu, mis on esimene film, mida meile täna näidatakse, aga ma teen seda, ma arvan, järgmisel nädalal, et mul on järgmisel nädalal natukene aega, mõned õhtud on vabad ja siis mul on aega süveneda ja vaadata, et selles mõttes on PÖFF muidugi fenomenaalne ja omaette fenomen, et ta on suutnud niivõrd tugevalt ennast hoida ja seda mitte lihtsalt nagu ajas kuidagi säilitades, vaid pigem nagu PÖFFi väärtus ajas tõuseb, et selles mõttes müts maha Tiina ja tema tiimi ees. Kuidas need filmid on programmi jõudnud? No väga lihtsalt, me oleme läbi vaadanud kusagil 200 dokumentaalfilmi ja teinud nende seast enda arvates PÖFFi vaataja jaoks kõige sobivama valiku. Ja palju neid filme siis kokku jõudis programmi? PÖFFi programmis on 15 dokumentaalfilmi, tähendab, kui me räägime kogu PÖFFist, siis on neid ligemale 50, aga kui me räägime Doc@ PÖFFi programmis, siis on neid täpselt 15. Siin on filme, mis tunduvad justkui nagu mängufilmid, kuigi on dokumentaalfilmid. Sa ei saa neid vaadates aru, kus lõpeb reaalsus ja kus algab selline nagu lavastuslikkus. Ja teine äärmus võib-olla on siis sellised, mis on väga jälgivad, distantseeruvad, kus režissöör justkui vaatleb hästi kõrvalt oma tegelasi. Selline on näiteks üks Ukraina film, mille tegevus toimub Aatose poolsaarel, mis on teada selline munkade poolsaar, õigeusu kloostrite poolsaar, kuhu tavalisi inimesi ei lastagi. Selle filmi pealkiri on Kus sa oled, Aadam. Kõik need ülejäänud jäävad siis nende kahe äärmuse vahele ja see esindabki tegelikult võib-olla praegu sellist läbilõiget maailma dokumentalistikast, et see ongi selline väga erinevate stiilide, väga erinevate lähenemistega pilt ja temaatiliselt meil on esindatud sõjafilm, Süüriata ei saa tänapäeval, eks ole, mitte keegi läbi. Meil on esindatud Araabia dokumentaalfilmid. Meil on üks väga tore dokumentaalfilm Kuritöö on kõnelda puudest, mis räägib sellest, kuidas 4 Sudaani filmiveterani otsustavad diktatuuri vastu astuda filmikunstiga. Sudaanis on ühel hetkel toimunud riigipööre ja film on sattunud musta nimekirja ja need 4 mustanahalist vanameistrit siis üritavad avada vabaõhukino ja tahavad seal näidata Quentin Tarantino filmi Aheldatud Django ja loomulikult see takerdub sellisse uskumatusse kafkalikku bürokraatia võrgustikku. See kõlab väga lahedalt. Kas sul on äkki mingisugune veel midagi, mida sa sooviksid välja tuua? Mingisugune hea soovitus võib-olla? Ma arvan, et kui te valite ükskõik millise dokumentaalfilmi, siis te ei pettu kindlasti. Minu isiklik favoriit selles programmis on võib-olla film Aguli linnukesed.
See on Šotimaal elavate selliste noorte ühiskonna outsiderite vääretult ehe elu. Šotimaal on lihtsalt toimunud ühel hetkel see, et Margaret Thatcher pani omal ajal kinni terasetööstuse ja tuhanded töölised kaotasid töö. Ja nüüd elab see frustratsioon, mis toona nagu tekkis edasi läbi mitme põlvkonna, nendest ulatudes välja nende tänapäeva noorteni. Ja selle filmi jooksul toimub nii tohutult palju, et möödub 3-4 aastat ja see on jälle see sama asi, et sa vaatad justkui nagu mängufilmi, sa ei saa enam aru, et mis toimub, on see nüüd lavastus või ei ole. Ja minu meelest on see ainult hea. Rain Tolk, mis teie arvate, kas Eestis on hea filme teha? Pole viga, jah, kui raha on. Kas te arvate, et võrreldes teiste suurte tegijatega, rahaline ressurss on muidugi üks asi, aga on Eestis ka kuidagi teistmoodi filme teha? Ma arvan, et Eestis on võib-olla konkurents mõnevõrra väiksem. Et kui ikka väga suur tahtmine on, siis ühel hetkel oma filmiga lõpuks saad. Et võib-olla on mõnevõrra lihtsam Eestis kui näiteks Rootsis või Soomes. Väike riik, väiksem konkurents, aga vähem raha ka. Nüüd Eesti 100. sünnipäeva puhul vändati võrdlemisi palju eestikeelseid filme. Mis teie arvate, kas selline rahastus, toona küll pandi rohkem raha alla Eesti juubeli sünnipäeva puhul, aga kas selline rahastus võiks olla konstantne, selline Eesti filmide hulk tootmises võiks olla konstantne? No absoluutselt. Tegelikult mitte konstantne, vaid see peaks progresseeruma ikka. Mida rohkem on filme, seda rohkem paranevad oskused. Võib-olla tuleb ruumi ka eksperimentaalsemale kinole, seda enam. Muidugi. Kui see oleks minu teha, siis loomulikult ma võtaks teatrit raha ära filmile, aga see on lihtsalt mingi mõte. Mis teie arvate, kui suur roll on filmindusel üldsegi Eesti kui riigi turundamisel? No ma arvan, et suurem kui päris suur roll tõenäoliselt. Ma arvan, et suurem kui võib-olla mingitel sportlastel on näiteks. Ma ei usu, et mingi kerge jõustiklane Eesti mainet parandab rohkem kui mingi õnnestunud kunstiteos. Kas see, et USA tuntud režissöör Christopher Nolan otsustas oma filmi tulla just Eestisse väntama, mida see meie kui filmiriigi kohta näitab? No eelkõige näitab Ivo Feldi fantastilist diplomaatilist võimekust ja professionaalsust. Ja näitab, et mis on hea asi võib-olla see, et siin on noored meeskonnad, kes ei kuulu ametiühingutesse ja seetõttu on Eestis selle võrra suurtel produktsioonidel lihtsam teha asju. Kas see, kuidas Eestit Christopher Nolanile maha müüdi, et see on justkui selline Skandinaavia saladus või veel avastamata paik, mis te arvate, kas see peab paika? Mul on raske vastata sellele, sest ma elan siin. Teie jaoks midagi avastada? Aga palju räägite ka sellest, et kui Christopher Nolan tuleb eeskätt selle Laagnatee sulgemise küsimuse all, et see on lihtsalt selline üks etapp, mis tuleb üle elada ja see toob meile palju kasu tuleviku perspektiivis, sest see toob ilmselt palju suuri filmitegijaid ikka ja jälle siia. Kas te arvate, et see nii võiks olla? Ja ma loodan küll väga. Minul isiklikult oli täiesti suurepärane kogemus Christopher Nolani filmi juures osaledes, et ma mängisin selle sama bussipeatuse juures politseiniku Christopher Nolani filmis, kus kohast ma praktiliselt 12 aastat iga päev kooli sõitsin. Et see on nagu selline naljakas psühhofüüsiline kogemus. Kuidas see produktsioon teistmoodi oli kui Eesti filmide puhul? Teil on selline põgus võrdlusmoment ju siiski olemas? See on natuke liiga pikk jutt vist, et ma hakkaksin rääkima. Oskar Lehemaa, kes on ka tuntud kui Vanamehe filmi režissöör ja filmi Karv, lühifilmi Karv autor, mis teeb nüüd kuuldavasti maailmas väga suuri ringe.
et äkki sa sooviksid rääkida lühidalt, mis ringe see Karv teeb? Karval läheb tõesti hästi praegu festivalidel. Minu suureks üllatuseks, et mul oli väga palju usku sellesse filmi, aga see on üle ootust hästi festivalidel vastu võetud. Et viimane auhind tuli mõned päevad tagasi Morbido festivalilt. Morbido festivalilt. Need enamus horror-filmi festivalide pealkirjad ongi sellised Morbido, Scream Fest, Fantastic Fest, sellised pealkirjad ongi. Aga me oleme nendel veidrate pealkirjadega filmidel saanud publikupreemiaid ja žüriipreemiaid ja me oleme väga õnnelikud kogu meeskonnaga. Väga tore kuulda. Ja Vanamehe filmil, kuidas läinud on? Vanamehe film on veel, ma usun, et veel mõned nädalad Eesti kinodes, osades väga special valitud saalides. ja tal on väga hästi läinud, me oleme väga sooja vastuvõttu saanud fännidelt eriti ja inimesed on kinno läinud ja me oleme väga rahul. Enam ei pea seda Vanamehe häält tegema intervjueerides. Tahad teha seda? Ma ei taha. See on hea võõrutus praegu, et nagu natuke ma proovin seda süsteemist välja saada. Proovime selle intervjuu niimoodi läbi teha, et ma kordagi ei tee Vanamehe häält. Ma olen nõus. Super, aitäh. Kuule, aga mis on sinu PÖFFi kogemus? Ütleme, aastate lõikes. PÖFF on mulle väga oluline, sellepärast, et kui ma tulin Pärnust õppima Balti Filmi- ja Meediakooli aastal 2007, siis ma esimese asjana, esimene töö, mis mul oli, et ma olin vabatahtlik Sleepwalkersi festivalil. Mis sa tegid vabatahtlikule? Kui ma nüüd eksi, siis ma esimene aasta olin... Kas ma olin külaliste, kes on vabatahtlik, kes külaliste žüriiga ringi käib, et ma põhimõtteliselt viisin eritisse karaokebaaridesse. Ma olin just Pärnust tulnud ja siis mulle anti mingisugune 4-5 väga asjalikku väärikat filmiinimest üle kogu maailma. Ja siis ma pidin need täis. Jootsid nad täis? Jootsin täis ja käisime karaokebaarides. See tundus nagu parim festivali maailm, tundus väga-väga äge kohe paugust. Väga lahe, väga lahe. Aga filmielamusi, elavamaid, mis on olnud? No, ma olen kohustatud ütlema, kuna see on mulle väga südamelähedane, sest HõV on PÖFFi alafestival. Ta ei toimu küll praegu siin novembris, ta toimub aprillis, aga HõV on mulle väga südamelähedane ja ma arvan, et minu kõige kirevamad festivali kogemused on HõV-iga seotud. Aga PÖFFiga, ma jään sulle äkki siin intervjuu pinge all ja jään kohe nagu vastuse võlgu, aga ma võin öelda, et ma kahjuks ei ole nüüd paar aastat käinud, kuna ma olen olnud selle sama Vanamehe filmiga seotud ja viimast 2 aastat olen olnud töölainel alati novembris. Aga ma võtsin see aasta suurelt ette, et ma pean jõudma, mul on pass olemas, ma lähen vaatan kõik filmid, ma saan, et 800 seanssi on või midagi sellist, ütles Tiina täna ja ma teeme nii, et ma proovin 700-le jõuda. Kas sa oled mingid filmid enda jaoks välja juba vaadanud või? Ma olen vaadanud ainult sellised, ma ei ole eraldi kava kordagi vaadanud, aga ma olen, sest jällegi töölainel on nagu, ei ole jõudnud nagu uurida väga, aga ma tahan ikka näha neid samu asju, on praegu igal pool maailmas nagu suure kella külge pandud, näiteks Jojo Rabbit, Taika Waititi uus film, siis Lighthouse, kus mängib Willem Dafoe, kes on väga äge näitleja, mulle minu üks suur lemmikuid. Nii et need on kindlasti veel, mis praegu pähe ei tule, aga kahtlemata ma olen täiesti kindel, kui võtan selle kava lahti, võtan selle õhtupooliku, võtan klaasi veini, PÖFFi kava ja siis scrollid seda läbi ja vaatad treilereid ja vaatad mingi huvitav, see Armeenia film, mida ma pole kunagi näinud, et obskuurne Armeenia film, mis muudab mu elu. Selliseid asju juhtub väga tihti PÖFFil. Kas sul on mingisuguseid asju, mida sa sooviksid võib-olla näha PÖFFiga seotud, et mis võiks muutuda või mida sa teeksid natukene teistmoodi? Ma olen vist selles mõttes nagu halb inimesed ütlema, et ma olen väga kallutatud, mul on PÖFF nii armas. See on umbes nagu peaks mingi oma pereliikme kohta ütlema, mis sa muudaksid oma isa juurde? Mõtle nagu positiivses mõttes. Positiivses mõttes? Ma arvan, et inimesed peaksid kinno tulema, mida rohkem rahvast siia tuleb, mida rohkem ägedaid väliskülalisi, kohalikku publikut, et selles mõttes PÖFFi, see Armeenia filmi nali, millest me rääkisime, et sa näed kinos näed mingid veidrat filmi, mis sul läheb hullult hinge, et ma arvan, kõige parem asi, mis saab juhtuda, et sa sagad seda oma lähedastega, oma sõpradega ja pärast lähed kohvikusse arutad. Et see on minu jaoks nagu need PÖFFi kõige ägedamad hetked, et ma ei tea nagu PÖFFi organisatoorse poole pealt, ma ei ole nii kursis, et alati saab paremini, aga juba tehakse meeletu töö ära. Aga mis ma oskan kino külastajana öelda on see, et ja teistele enda sarnastele, et minge lihtsalt kinno ja nautige ja vaata nii palju kui võimalik.
Miks just teie peaksite selle rolli saama? Ma võtaks seda kindlasti väga tõsiselt ja pühendaks oma elu sellele, praeguse elu või? Ma ei tea, mulle tundub, et ma nagu sobiks kuidagi. Vaadake neid teisi. Ja mis saab siis, kui ei saa? No ei tohi mõelda niimoodi, ikka, et peab saama ja negatiivsed mõtted nagu ära pigem, et või? Ma ei ole mõelnud niimoodi. Kes on su suurimad eeskujud? Mina ise. Mis on su suurim hirm? Tuvid, aga ainult siis, kui need lendavad. Ja. Oled sa elus üldse mõnda filmi näinud? Ja ikka olen, jah. Nukitse meest. Kas film on suurem kui elu või on elu suurem kui film? Ma arvan, et elu on ikka suurem. Või vahel on ka väga suured filmid, aga kas see läheb või? Mis oli su esimene kinoelamus? Käisin emaga Tartus Väikest merineitsit vaatamas. Disney oma. Kas filmid on unenäod? Jah. Kas unenägu on film ja sinu pea on kino? Kas su peas popcorni ka müüakse? Kui vaja, siis või... Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar? Pour la beauté du geste. La beauté. Who are we when we were who we were?
ei tööta, okei? Kes see vend on üldse? See on tal esimene kord näidelda või? Kuule, tule siia. Ta ei andnud luisku mulle. Saad sa aru, seda kõik on liiga palju. Mida? Bruno Oja stipendium on mõeldud mõne noore andeka Eesti näitleja või režissööri toetamiseks, kes on saanud erialast tööd teha ka väljaspool Eestit või ennast välismaal erialaselt täiendanud. Auhinna laureaadid on olnud Tambet Tuisk, Sergo Vares, Taavi Tõnisson, Risto Kübar, Tanel Toom, Ester Kuntu, aitäh! Sel aastal antakse auhind üle 6. korda. Auhinna laureaat on Eesti režissööride armastatud, salapärane, kirglik, vaimustavalt ilus. Palju õnne, Rea Lest! Palju õnne, Kullis! Aitäh ja ilusat algavat festivali kõigile!
quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Teda bussitanud kõhtu ja siis ma ei tea, kus me oleme. Tulime lihtsalt sõpradega siia metsa ja tantsisime ja kõik oli nagu väga hästi. Oota, mis siin on? Ema või keegi leiab selle. Siis ma vist... Mis asi? Kas see on? Mis on? Nii, rahulik. Nii, kus ma... Kui ma tahan... See kuule... Vastik. Nii. Miks see kokk on? Mis see toimub? Okei, iga aken, hallo? Kuidas see on klaas? Terve. Okei, nii, rahu. Kui me lihtsalt... Siit, kus ma... Kuule, ma ei mäleta, kus ma tulin. Kuhu tähele ei ole midagi. Mida? Sa rahite? Ei, ma saan aru jah, et igaüks on nagu oma elu filmi peategelane, jah, no mis siis? See on vana mõte. Kes sa oled enda meelest? See on ära kasutada, mida te vaatate siin nüüd? Noh, tore, jälle mingi klišee armastus, klišee surm, see on, kõik on sama. Noh, tore jah, muidugi ilus poiss, ilus tüdruk, no ei, väga originaalne. Kana, see on juba amme ära kastatud. Noh, siin läks veidi liiale, aga muidu iseenesest juba okei. Sükst mutti mängib igaüks kooliteatris juba.
rahune maha. Kurat, meil oleks vaja minna midagi uut, midagi kihvti, mingit kirge, midagi lahedat uut, noh. Minna kas või metsa lihtsalt uilata või ma... Tõesti, vabandust, keegi peaks selle ekraani siin ära korda tegema. On see keegi mingi abi, mingi... Alexelas keegi üldse ei ole ühtegi tehnikut tahad öelda. Ekraan, nad vaatavad mingit jama siin praegu. Jah. Ja sellepärast ongi meil sponsorid. Ja kutsumegi lavale ei kellegi muu kui Elisa esindaja Sami Seppäneni. Palun! Lugupeetud kulttuurihuvilised, daamid ja härrad, Tiina ja Elisa tiimi liikmed. Mul on eriti siin ja tänään nagu väga hea meel olla teie tõttu. Kuna ma arvan, et teie olete sellised PÖFFi fännid ja aktivistid, need, kes kiidavad, soovitavad, postitavad, kommenteerivad. Ja meid on vaja seda kõike tegema, ma arvan, et kahel põhjusel. Esiteks on veel palju neid mitte lootusetuid hingesid, aga neid kurba elu elevaid inimesi, kes ei ole meie valguse juurde sattunud, kes ei ole PÖFFil käinud. Meie kohustus on need siia valguse juurde tuua. Teine on see, et mida rohkem neid hingesid saame meie kaasa, seda ägedam PÖFF meil on järgmisel aastal. Ja me ei suuda piisavalt palju tänada ja kiita Tiina ja tema tiimi Tiinast ennast alates lõpetades viimase vabatahtlikuni. See tulemus on aasta-aastalt mitmekesisem, vingem, kõik maaosad, 10 riigid, kõik need erinevad trackid, lapsed, noored, lühikad, kõik, see on uskumatu. Ja see on ainult kasvanud, see on ebareaalselt suure nagu laiuse mitmekesisuse saavutanud. Suured tänud sellest. Teha koostööd sellise organisatsiooniga ja sellise üritusega on olnud meil juba mõned aastat tõesti au ja rööm. Ja ma lubaan kõikidele nendele, kes astuvad PÖFFi toetajateks, partneriteks, te ei pettu. Me oleme ainult üllatunud iga aasta, kui palju seda koostööd võib parandada, sügavamaks teha, laiendada. Ja meie mõlemapoolsed tiimid on olnud sellest nagu wow. Kiidan Elisat ka natuke. PÖFFit ja Elisat mõlemad, ma arvan, et viib edasi selline tahe pakkuda natuke rohkem. Teha midagi sellist, mida teised ei tee või teistel ei ole. No PÖFFi puhul see on ilmselge. Sellist kvaliteetfilmide laviini, seda mitmekesisust, no I rest my case, see on unikaalne. See ei ole ainult Põhjamaades, see on seda Euroopassa, hakkab olema seda globaalselt. See on tõesti äge. Aga ka Elisas ka natuke oleme üritanud. Ja peame ennast selliseks väikseks kultuuritegelaseks ka. Me oleme 2-3 aastat siin ennast teinud meelelahutajaks. Ja esimene selle näidis sellest on, uskuge või mitte, aga mitte nii kaua tagasi me olime Aktuaalse kaamera selle kultuurisaate peauudis. Elisa. Halloo. Aga olime. Me siis avalikustasime meie esimese oma toodangu, mis oli, mis see nüüd on, dokumentaalfiktio. Ja selle nime on siis Üle noatera. Ma loodan, et paljud on seda vaadanud. Väga äge. Eesti lähiajaloo sündmuseid vaadatakse natuke fakta ja natuke fiktiivselt. Teine näidis siis, kui me mõni aasta natuke aega tagasi Starmani ja Elisa
ühendasime üheks ettevõtteks ja hakkasime ennast nimetama seal rebrandingu puhul nagu meelelahutajaks, siis Henrik Roonemaa ütles, et ma ei osta seda teie storyt, ei ole mingi meelelahutaja. Teil ei ole oma sisu. Sorry, Henrik. 25. novembril PÖFFil tuleb välja meie esimene põnevusseriaal Reetur. Ja ma arvan, et mitte kõige vähem meid ei ole sellesse meelelahutajaks ja kultuuritegelaseks innustanud jälle Tiina ja Tiina tiim, PÖFF. Tänamme. Aga lõpetan sellega, millega alustasin, ehk siis lugupeetud armsad PÖFFi fännid ja aktivistid. Kirjutame, kommenteerime, kutsume, soovitame ja nii me saame järgmine aasta veel ägedama PÖFFi. Elagu PÖFF! Funny how the colours of the real world only seem really real when you video them on a screen. Our subject today is who are we? I'm cured! Praise God! You're not cured yet, boy. Our subject today is who are we? Lahing kinokülastaja mõistuse pärast peetakse maha PÖFFil. Kinolina on vaimusilma võrkkest. Seega on kinolina füüsiline osa sinu ajust. Seega kinopublik elab enda sees läbi seda kõike, mida kinolinal parajasti näidatakse. Seega on film reaalsus ja reaalsus on film. Kristjan, sinu reaalsus on film. Sa pead õppima elama ühes väga kummalises uues maailmas. Igavesti läbi mängima neid samu žanre, uuesti ja uuesti neid samu stseene. Kui sa just ei otsusta luua uut, otsida, kogeda või tahta uut. They're inside. A far l'amore comincia tu.
Olemegi kotus. Lõpuks ometi. Tere tulemast, Kristjan. Väga suur au. Ei, hoopis minul on au. Palun, tulge võtke istet. Te ilmselt teate, mis nüüd saama hakkab. Niisiis, Kristjan, te peate tegema oma elu kõige suurema otsuse. Te kas valite selle ja jätkate oma tavapärast elu või valite selle ja saate teada, kui kaugele on tegelikult võimalik minna, kui palju on tegelikult veel võimalik kogeda. Pidage meeles, PÖFFilt enam tagasiteed ei ole. No tore, et teid on siin nii palju kogunenud. Vabandust, pidin kiiresti ära käima, aga nüüd olen tagasi. Te olete tõesti sama ilusad ikka veel. Vabandust, mina olen ennast täis higistanud, aga sellest pole midagi. Pidin jooksma, käesting oli kaugel kalamajas. See selleks. PÖFFi fookuses on tänavu Araabia maailm. 14 filmist koosnev kava annab ülevaate viimase 10 aasta Araabia filmikunstist, mille valikusse kuulub terve hulk märgilisi ja rahvusvahelisel filmifestivalidel auhinnatud teoseid. Fookus saab teoks tänu El Guna filmifestivalile, mille esindajad me nüüd ka lavale palumegi andma üle sümboolset festivali küünalt juhile Tiina Lokile. Palume lavale Mr. Nagib Saviris, El Guna filmifestivali asutaja ja Mrs. Bushra Rosa, El Guna filmifestivali tegevjuhi, Egiptuse silmapaistva näitlejanna, laulja ja telestaari. Let's put our hands together for a warm welcome to the stage Mr. Nagib Saviris and Mrs. Bushra Rosa. I'm going to say the only word I know in Estonian, tere. I'm really very humbled that it's the first time we are in this beautiful country. We're really happy. I mean, we just discovered it today, you know, but I promise you we will be back. I'm very honored to be here today and grateful for all the support we're getting from the Black Nights Festival with the Guna Festival promoting all the Arab films, you know. Thank you very much for hosting us here, and I hope I'll be here next year again. Thank you very much. Ja nüüd Tiina, palun, ole valmis küünlaks. Big clap to this lady. She's done all this with very limited resources, so you should be very proud of her. Tere õhtust siis, mu kallid sõbrad. Kõigepealt ma tahan tõepoolest tänada El Guna filmifestivali ja härra Saviri
kes tegelikult on koos Intishal al-Diminimiga kokku pannud erakordselt huvitava Araabia fookuse. Et nende hulgas on Oscari kandidaat, suurte A-klassi filmifestivalide võitjaid. Aga mis on kõige olulisem? Teate, nad on õudselt elus filmid. Elusatest probleemidest, elusatest inimestest ja tehtud kunstiliselt väga tugevalt. Et pole vist ühtegi A-klassi festivali, kus kunagi ei oleks viimase 10 aasta jooksul võistlusprogrammis ühelt või teisest riigist pärit, Araabia riigist pärit film. Muideks, ka neid ei saa tõmmata ühe nimetajale, nii nagu Balti riikegi. Nad on kõik väga erinevad. Ja nii on ka need filmid väga erinevad. Et ma soojalt soovitan ja tänane avafilm on näiteks selliseks heaks, soojaks, humoorikaks ja samal ajal dramaatiliseks avapauguks. Aga üldse on meil sellel aastal siis nagu ikka 265 täispikka mängufilmi ja dokumentaalfilmi koos laste ja noorte filmifestivaliga just, teist sama palju Böf Shots, siis tohutult palju industry ajal, industry on meil väga suureks kasvanud, seal on olemas küll telefoorumid, Euroopa konverentsid, masterclassid, paneelid, mida kõike iganes ja kokku on meil vähemasti hetkel registreerinud üle 1200 väliskülalise ja kokku on üle 800 seanssi. Et seda on päris palju ja tänane päev on siis selline kick-off, kus ettevalmistusperiood läheb üle siis actioniks. Ja ma ütlen aitäh kogu oma meeskonnale, kõikidele meie partneritele, sponsoritele, tänu kellele me oleme selle kõik teie jaoks kallid vaatajad ette valmistanud. Ja nüüd siis olgem hoitud ja mingem siis vastu 2,5 nädalale suurele filmimaratonile. Ja mul oleks rõõm teid kohata siin ka siis, kui me lõpetame seda festivali, see on tõsi küll Vene draamas. Nii et sellega kuulutan siis 23. PÖFFi avatuks.